Hoidke alt Kissinger ja Bismarck. Eesti poliitika taevasse on tõusnud uus, ere ja äärmiselt paindlik täht. Jaak Madison. Mees, kes vahetab erakondi kiiremini kui Trump sotsiaalmeedia platvorme, on otsustanud meile kõigile selgeks teha, kuidas päris välispoliitika käib. Tema värske oopus on justkui segu geograafia kontrollitööst ja kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi käsiraamatust, neile, kes on parajasti poliitilises identiteedikriisis. Tema avastus. Venemaa asubki meie kõrval. Madisoni artiklis suurim intellektuaalne saavutus on kahtlemata tõdemus, et Eesti asub Venemaa kõrval. Milline strateegiline taip! Kulus vaid 10 aastat Brüsselis ja paar partei piletivahetust, et jõuda järeldusele. Meie ei asugi Portugali või Hollandi naabruses. See geopoliitilise ohutsooni avastus väärib vähemalt väikest medalit või siis kohta Keskerakonna järgmisel valimisplakatil, kus on vaja tõestada, et ka nemad oskavad kaarti lugeda. Madisonil on 3 sammast või püha kolmainsust. Jaagu välispoliitiline doktriin on lihtne ja geniaalne, mahtudes mugavalt ühe keskmise suurusega salvrätiku peale. Me võime jääda üksi. Madison hoiatab, et liitlased võivad olla aeglased. See on umbes sama uudne hoiatus, kui öelda, et vesi on märg. Aga Jaagu suust kõlab see muidugi eriti autoriteetselt. Mees teab, mida tähendab olla üksi. Eriti kui sa oled parajasti vana ja uue erakonna vahelises ei kellegi maal. Teiseks, ta on aru saanud, et sõbrad on Soome ja Poola. Me peame nendega koostööd tegema. Jälle, milline innovatsioon! Jaak meenutab meile isegi teist maailmasõda, et keegi jumala eest ei unustaks. Lennukid lendavad ja pommid kukuvad. Ja 3. märkuväärne aine on see, et Trump on kuningas. Isegi kui ta on Keskerakonnas. Siin jõuame asja tuumani. Madison, kes nüüd esindab erakonda, mis on ajalooliselt olnud pigem idapoolsete sümpaatiatega, õpetab meile nüüd, et USA presidendile ei tohi halvasti öelda, sest kui Kristen Michal või Margus Tsahkna teevad suu lahti, siis Washingtonis värisevad seinad ja artikkel 5 tühistatakse hetkega. See varblane, kes peab ennast kotkaks, võib-olla peeglisse vaatamisega, tema kõige magusam osa Madisoni jutlusest on teiste poliitikute süüdistamine sisepoliitilises poosimises. Jaak, mees, kes on teinud karjääri paugutavate avalduste ja emotsionaalsete rinna kummi ajamisega, manitseb nüüd teisi külmale peale. See on umbes sama usutav kui see, et hunt hakkab lambakarja eetika koordinaatoriks. Ta ründab Tsahknat rinnale tagumise eest, unustades mugavalt, et tema enda senine poliitiline stiil on olnud üks katkematu trummisoolo oma enda rinnakorvil. Tsahkna tahab saata meie 3 miinitraalerit Hormuzi väina. Jaak on nördinud. Mitte sellepärast, et see oleks ohtlik, vaid sellepärast, et meil on ainult 3 laeva. Ilmselt on Jaagu plaan ehitada Keskerakonna kontori keldris valmis salajane allveelaevastik, mis sõidab puhtalt soovmõtlemise ja geopoliitilise kainuse kütusel. Milline kokkuvõte siis on? Külm pea või märg kõrv? Madisoni artikkel on meistriklass teemal, kuidas öelda mitte midagi, tehes samal ajal väga tarka nägu.
Ta kutsub üles diplomaatilise koostööle ja ühiste seisukohtade kujundamisele, asjad, mida iga välisministeeriumi praktikant teab juba esimesel nädalal. Kuid Jaagu jaoks on see suur samm. See on tema katse tõusta noorpoliitiku staatusest riigimeheks, kes muretseb NATO tuumarelvade ja USA siseasjade pärast. Tegelikult on see aga lihtsalt järjekordne poos. Seekord on seljas veidi suurem ülikond ja suus veidi kantseliitlikum jutt, aga sisu on ikka see sama vana hea Jaak. Mees, kes otsib oma kohta päikese all ja loodab, et kui ta piisavalt tihti sõna geopoliitika kasutab, siis keegi ei märka, et tal pole õrna aimugi, millise partei ridades ta järgmised valimised lõpetab.